Tervitus, te vaatate ettevõtlus- ja turundussaadet Impact 8020 ja mina olen Kristjan Raude. Täna me räägime ühest väga põnevast teemast, täpsemalt kuidas moodi lansseerida toodet niimoodi, et ühe nädalaga tehakse 100 000 pluss eurot käivet. Seda teemat aitab mul lahata tänane saatekülaline Roland Tako. Tere tulemast! Tere! Roland on Edu Akadeemia üks asutajatest. Ja Rolandi, kuidas ma ütlen, kujunemislugu siis selleks inimeseks, kes ta täna on, see omaette saate teema vast. Aga Olust pikema saate. Sa oled päris palju viimasel ajal tegelenud veebikoolituste või online toodete lansseerimisega. Ja just hiljuti lansseerisite Erik Edmilisega veebikoolituse, mis ühe nädala jooksul peale lansseerimist tõi reaalselt sisse 100 000 pluss eurot. Kuidas te seda tegite ja kas tulemus oli ette prognoositav? Tulemus oli tegelikult üle ootuste, sest et see kontseptsioon, kuidas me seda tegime, ma võtsin ühest koolitusest selle kontseptsiooni ja see nägi välja selline, et online koolituse salvestus toimus sarnaselt nagu me oleme praegu ruumis ja inimesed said siis seda läbi kaamerate online'is vaadata ja siis kommenteerida ja nii edasi. Ja siis selle 3 päeva see laivis toimus ja siis vahepeal vahelduski niimoodi, et ta vahepeal nagu suhtles inimestega, vastas küsimustele ja siis ta läks nagu sellise salvestamis moodi ja tegi siis salvestusosa ja põhimõtteliselt siis viimasel päeval tegi siis pakkumise ühele oma ettevõtlusteemalisele sellisele aastasele mastermind programmile, mis maksis tegelikult $5000 ja seda sai ka siis nagu kuutasu põhiselt aastase perioodiga nagu osta ja tõepoolest müüsime sellele 51 kohta, ehk siis kui ma kokku arvutasin ja kui need inimesed nüüd kõik ära maksavad ka, siis on ligi 300 000 ja koheselt tuli siis, maksed olid siis kuskil sinna 100 000 lähedale. Kuidas moodi te need inimesed seda saite vaatama ja kui palju tegelikult sellele, lihtne öelda, nädal aega ja 100 000 on ju, palju sellele eelnes tegelikult seda sisulist tööd? No ettevalmistus oli selleks kuskil 2 kuud ja see oli paljuski kogu selle asja üles ehitamine, et me tegelikult ei jõudnud üldse sellisel tasemel, sellises mahus seda turundada, kui me oleks soovinud ja kaasates mingid erinevaid partnerid ja nii edasi. Aga see tuli paljuski Eeriku enda olemasolevast, listist, sest ta on juba aastaid siin koolitajana tegutsenud ja lisaks siis veel mõningad partnerid, kes siis oma listidesse ka saatsid. Et kui numbritest niipidi rääkida, siis meil kuskil sinna 2000 ligi oli nagu registreerunuid ja online'is siis igapäevaselt oli kuskil 300-500 inimest seal vahemikus. Ja 300-500 inimesest reaalselt siis otsid 50 suurusjärg? Laivi viimasel päeval, ehk siis 3 päeva oli laivis, viimasel päeval oli pakkumine, sel hetkel koheselt ostis 25 inimest ja siis järgneva mõne päevaga siis tuli veel nii palju juurde, et kokku oli 51. Okay. Te korraldasite 2015 aastal suurejoonelisel ürituse Saku Suurhallis Wealth Forumi, kus käis esinemas päris palju erinevaid inimesi, eesotsas Robert Kiyosaki endaga. Mida te sellest õppisite ja kas ja kuidas moodi te olete seda õpitud täna igapäevaellu rakendanud? Mis see nagu õppetund võib-olla see on, et mida rohkem sa ja tugevamalt sa suudad nagu seda eelturundust teha, enne kui sa asjaga välja tuled, seda nagu suurema siis avapaugu sa suudad teha nagu ja seda tugevama aluse see paneb sellele, kuidas sul see kogu asja edasi läheb. Sest kui me saime peale esimest 2 päeva oli meil 900 piletit müüdud, siis see andis usaldusväärsuse nii esinejatele, inimestele Eestis kui ka meile endale, et see 2500 mis me lõpuks kokku saime, et see on võimalik. Sest et alguses, kui me tulime välja sellega, me teeme Saku Suurhallis suure ürituse, siis osad mis iganes oli. Kas sa saad mingi näited tuua eelturundusest? Et sa ütled, et see on oluline, aga mis te siis tegite? No üks kampaania, mis me tegime, oli see, et kui me teadsime, et Kiyosaki tuleb ja ta on suhteliselt tuntud nimi ja tegelikult ta annab ka meie nagu brändile sellist teatud määral sellist usaldusväärsust ja nime juurde, et Edu Akadeemia sel hetkel oli alla aasta tegutsenud, kui me selle üritusega välja tulime ja tegelikult keegi väga sellest midagi ei teadnud. Aga kuidas me võtsime seda välja nagu mudeli, et kuidas seda nagu võimendada, et me enne kui me Kiyosaki nime välja hõikasime, me tulime välja sellise kampaania, kus me panime ritta 6 erinevat nägu
et seal oli siis Richard Branson veel juures ja Robin Sharma ja kes seal veel, ühesõnaga veel mingid niisugused tuntud nagu tegijad, kes on sellises enesearengu ja ettevõtlusmaailmas nagu inimestele teada. Ja Anthony Robbins näiteks on ju. Ja siis ütlesime, et üks nendest tuleb Eestisse. Arva ära, kes. Ja siis me tegime selle ümber nagu kampaania, kus inimesed said siis arvata ja siis loosisime mõningaid pileteid välja. Räägime veebiseminarist natukene. Sa ise mõned aastad tagasi alustasid tegelikult päris varakult veebiseminaride korraldamisega, läbiviimisega, ise olid nagu host'i rollis ka. Ja see oli Eestis ega väga palju neid siis selle ajal tehtud ja isegi ka täna ei tehta neid päris palju. Et kuidas moodi nad toiminud on? On nad sinu jaoks toiminud, ei ole? Kas nad on aidanud nagu eelturundust teha? On see mingisugune strateegiline komponent seal eelturunduses, nagu sa räägid või kuidas moodi toiminud? Webinarid, ma peaks ütlema, et on meil täna turundusstrateegias üks olulisemaid asju ja seda tegelikult, ma arvan, et 2 peamist põhjust on. Üks on see, et see on kõige parem liidide kogumisvahend meie jaoks. Ja teine asi, mis ta väga tugevalt ikkagi see veebiseminar teeb, on see, et ta loob selle brändi niisugust usaldusväärsust, eriti kui sa pakud head ja väärtuslikku sisu. Ja mida me oleme ka alati teinud, et me toome siis ka webinarides nagu ka muidu koolitustel maailma tasemel tegijaid või siis kohalikul tasemel oma ala tippe ja see webinarid alati ise on sisult väga-väga väärtuslikud ja see just seda aitab siis kasvatada meie listi ja aitab ka väga tugevalt seda brändi väärtust ja seda poolt ja muidugi müügi osas ka väga tugevalt. Mainid palju listidest, mailing listidest. Räägime sellest lähemalt. Kui palju te liste segmenteerite, mis te nende kontaktidega edasi teete, kui te need kontaktid saate ja tore on see, et kontaktiks, fänniks on ju, äriettevõttena sa pead kuidagi selle kontakti ikkagi mingi euromärgi sinna külge panema. Kuidas te sellega hakkama saate? Sellega ütleme nii, et saame hakkama ja võiks veel paremini saada. See on alati on nagu see, et vaatad, et kogu listi arvu ja siis mõtled, et miks nii vähe ostab. Et võiks ju veel rohkem. Aga üks asi, mis ma nagu aru saan, ongi see, et tegelikult see listi kasvatamine ja samamoodi ka töölistiga on nagu pikaaegne protsess. Et järjest rohkem ma avastan seda, et meil on, kes ostab täna mõne koolituse pileti, ma vaatan, millal ta meie listi tulnud. Ta on umbes 2 aastat tagasi või 1,5 aastat või aasta tagasi vaadanud mõnda webinari ja siis täna jõudnud esimese ostuni. Et tegelikult see töö nagu, ütleme siis selle listiga on nagu väga pikk, aga samas on siis mingi osa sa saad ka tegelikult ikkagist kohe kätte. Et see on nagu kahepoolne nagu ja segmenteerimise koha pealt me ikkagist väga palju püüame seda teha ja eelkõige siis selle osas, et mis on teemad, mis inimestele korda lähevad, et meil on ka jagatud listis ära, et ütleme siis niisugused investeerimis, ettevõtlus ja üleüldse sellised enesearenguhuvilised, et on niisugust 3 suuremat kategoriseeringut ja siis aeg-ajalt siis saadame ühele või teisele listile vastava sisuga kirju. Ja samamoodi on see, et kui meil mingitel koolitustel osalenud inimesed, siis nendele läheb või tihtilugu läheb mingisuguse erineva sõnumiga kiri ja meie jaoks seda väga palju võimaldab see platvorm, mida me kasutame Infusionsoft. Et neid sarnaseid, mis võimaldavad nagu laialt teha on veel, aga meie jaoks on see nagu väga suurt rolli mänginud ja tegelikult sa siin tõid slaidi välja, et siis selle koha pealt siis hea näide on see, et meil nüüd on tulemas sügisel ainult naistele koolitus. Norde kontserdimajja toome 1000 naist kokku ja seal siis, mis me tegime selle nagu siis niisuguses turundusfaasis oli üks asi, me tegime küsitluse, et mis nagu naistel mureks on ja kuidas me saame abiks olla, aga teine asi, mis me tegime, see, et me kogu oma listi segmenteerisime ära mehed ja naised. Näiteks siis kogu selle 20 000 pluss kontakti sai läbi käidud meie tiimiliikmetel, mis on päris korralik töö, aga nüüd, kui see numbrites vaadata, siis see andis nagu väga kiire tulemuse juba selles, et me saatsime ainult naistele kirja, kus oli pealkiri oli midagi sellist, et lühike küsitlus ainult naistele ja võida paari 1000 euro eest kingitusi. Ehk et nii-öelda siis otse suunatud naistele ja kingitused ka, mis naistele meeldivad. Ja nagu me numbritest näeme, siis sellel e-mailil oli avamisreit oli 56%. Et see läks välja ligi 13 000 inimesele ja 7200 naist siis seda avas. Mis ma sel hetkel pean tunnistama seda,
meil ei olnud kordagi ühtegi varasemat kirja, isegi kui me saatsime meestele ja naistele nii suur kogus seda avanud. No tavaliselt on ikka selline 2-30% kandis, eks ole. Just, ja kui sa nüüd vaatad siis click-through rate'i, siis meie, ütleme, tavapärane väga hea open rate on meie click-through rate sellel kirjal, et 24% siis reaalselt klikkis selle küsitlusele. Ja klikkan nad küsitlusele. Ja me saime kokku üle 2000 vastuse. Nii et selle numbri pealt väga korralik, aga see sihitus kohe nagu toimis. Kas sa saad öelda, kui saatevaates keegi tahab tõesti keskenduda heale toote lansseerimisele ja teha nagu väga edukalt seda, siis mis on need 3 põhilist sinu poolt soovitust, mida sa tahaksid neile anda ja millega nad saaksid reaalselt kohe alustada, mis võib-olla ei ole nagu liiga kulukad või liiga ajaga nõudvad ja nii edasi, et jah, me võime öelda, et tee endast väga hea personaalbränd, et tõenäoliselt Erik on nagu mingil määral ka bränd omaette. Et kas see on selline eduvõti, eks ole, seda ei saa teha siin 6 ajaga, aga mis need 3 oleksid, millega saaks pigem kohe alustada? No esiteks see number 1, ma arvan, see, et nagu oma ütleme siis sihtrühmast ja potentsiaalsest sihtrühmast võimalikult palju aru saada. Et mis me alati püüame alati teha on see, et alustada mingi küsitlusega. Kui me tuleme näiteks mingi uue tootega või teenusega välja, et aru saada võimalikult selgelt, mis tegelikult on need probleemkohad. Ja mis on tegelikult need nii-öelda kõige nagu suuremad frustratsioonid ja mis on nende inimeste arvatused võib-olla need lahendused, mis aitaks neid asju lahendada. Ja siis võib-olla see, et mis on nagu sellised soovid selles valdkonnas, mida nad tahavad üldse saavutada. Ja kui me saame nagu selle ülevaate, siis tegelikult see annab nagu väga hea nagu juhiseid, et missugust sisu toota või keda kutsuda näiteks webinaridele esinema. Ja üldse mismoodi see toode omal nagu kogu selle nagu kopi kokku panna. Et see on nagu üks asi, mis on nagu, millest kõik algab nagu, kõige olulisem. Ja teine asi, see, mis ma tegelikult juba mainisin, selline eelturundus, et enne kui sa välja tuled mingisuguse toote või teenusega, siis võimalikult palju selline kuskil nädal kuni maksimaalselt, meie puhul siis selliste koolituste toodete puhul maksimaalselt kuni nagu 6 aega on sellist nagu eelturundusperioodi, kus nagu tõmmata võimalikult laiaks ja võimalikult nagu ägedaks see, et midagi ägedat on tulemas ja eelregistreeru ja ütleme siis kogu see nii-öelda pool enne kui me üldse nagu välja tuleme ja siis selline ütlekski võib-olla siis nagu tähtajaga launch on nagu siis 3. asi, et panna nagu selle, kui sa tuled siis selle launchi ka välja, et pane mingi kindel nagu tähtaeg ja pane see nagu mitte väga pikk, ehk et ma ütlen kuskil maksimaalselt nädal. Ja siis selle käigus siis nagu ütleme siis erinevad tegevused, mis annavad jällegi väärtust, aga suunavad siis juba rohkem nagu müügile ja see ma arvan on 3-sammuline guideline. Väga hea. Mis on sinu 20% tegevusi, harjumusi, oskusi, mis tegelikult on andnud nagu sinu tänasest edust selle enamiku, selle 8%? Ma arvan, et üks kõige olulisemaid ilmselt on see, et hästi selgelt aru saada, mis on tegelikult minu enda sellised tugevused ja anded ja mida ma ise tegema peaks. Võib-olla kui teise asja veel öelda, siis selline teha võimalikult palju neid asju, mis ei ole täna nagu nii kiired, aga nad on pikas perspektiivis olulised või annavad nagu suure tulemuse nagu aja jooksul. Ja seda nagu ma püüan iga nädalaselt võimalikult palju teha nagu selliseid tegevusi, mis loovad, ütleme, nagu tulevikku sellise nagu mingisuguse suurema impacti nagu siis mõju nagu ja mitte püüda, mitte olla nagu pidevalt selles, et nagu nii-öelda põlevad asjad ja jooksvad kogu aeg on ju nii-öelda tormad ja möllad ja teed on ja ei jõua nagu sellist suuremat pilti üldse vaadata. Selle koha pealt on see, et nagu seda on nagu väga hea rääkida, eks ole, keskendu olulisele, aga reaalselt, kas sul on mingid häid nippe, kuidas moodi nagu ikkagi oma fookust hoida selle kõige olulisemale, et kiired asju on ju iga päev vajatakse meie tähelepanu kogu aeg. Selle osas on tegelikult üks vastus on see esimene asi, mis ma andsin. Kui sa tead selgelt, mida sa teed, siis seda lihtsam on ära öelda asjadele, mida sa ei pea tegema. Okay. Ja seda ma ka väga palju teen, et kui ma näen, et see asi ei lähe kokku sellega, mis mulle nagu meeldib või mida ma nagu teha tahan, siis ma üldjuhul ütlen nendele asjadele ära. Ja teine asi on see, et võtta aega, et neid planeerida ja reaalselt siis ka ära teha, et üks asi, mis minu jaoks on toiminud, on see, et ma tihtilugu püüan sellised olulised asjad teha ära hommikuti kohe, kui mitte miskit muud ei ole veel peale tulnud. Kui saatevaatajad peaksid sinu tegemisi toimetamisi lähemalt tahtma jälgida, väljaütlemisi,
seminare vaatama, siis mis kanalit sa kõige paremini eelistaksid, et nad sinuga saaksid suhelda? Edu Akadeemia, siis on see siis meie Facebooki leht või siis lihtsalt meil on kodulehel on üleval info, mis on toimumas ja sinna täna hästi palju ka järjest rohkem ja rohkem teeme ka Facebook live, nii et postitan sisulisi videosid ise sinna ja toome ka muid tegelasi ja kõik need webinarid asjad, et samamoodi kõik info jõuab sinna, et ma arvan, Edu Akadeemia Facebook on kõige lihtsam nagu. Väga hea. Ja võib-olla viimane küsimus, mis võtab mõnes mõttes kõik selle kokku, et kui sa peaksid jätma homsest päevast kõik selja taha, mis sa täna teed. Ma tean, et sulle see meeldib, sa ise ütlesid seda, aga olete pead jätma. Ja sul on järeltulija, kellel sa pead selle kõik üle andma. Saate ruumis kokku ja teil on 1 minut aega üksteisega mõtteid vahetada või mida iganes teha. Siis kuidas moodi selle 1 minuti veedaksid temaga? Ma arvan, et see oleks midagi sellist, et esiteks läheb see sarnasesse kategooriasse, nagu ma alustasin, leia üles, mida sa tahad teha. Mis on need sinu asjad, mida sa peaksid tegema. Tee neid võimalikult palju. Loo väärtust võimalikult paljudele inimestele, sest see on nagu selgelt asi, mis on mind aidanud selleni, et me oleme jõudnud nende suurte ürituste ja asjadeni. Ma olen alati enne püüdnud leida võimalusi luua väärtust, on see siis mõnele organisatsioonile, inimesele, kellele iganes, kes saab mind kuidagi edasi aidata, ilma et ma nagu küsiks väga palju selleks vastu. Ja see on viinud selleni, et need head võimalused ja asjad nagu hakkavad ise tulema. Et kui piisavalt palju kellelegi väärtust pakun, siis kõik need asjad, mida ma soovin, need tulevad minu juurde selle asemel, et ma ise neid püüan nagu kuskilt taga ajada. Et ma arvan, et see on võib-olla niisugune nagu kõige lühidamalt kokku võetud nagu siis see, mis ma nagu edasi püüaks anda. Loo väärtust. Loo väärtust ja ole see, kes sa tee neid asju, mida sa tegema pead, mis sind õnnelikuks teevad ja millest sa kõige parem oled. Kuule, Roland, suur tänu sulle saatesse tulemast. Väga heade mõtete eest ja väga inspiratsiooni eest. Jäta meelde, sa aru, milles sa hea oled ja ütle kõikidele teistele asjadele ei. Nii on kõige lihtsam. Aga igal juhul, kui sulle see saade meeldis, siis kindlasti aita meil seda levitada, jaga, kommenteeri seda, pane käest like. Ja kui sul on mingid küsimusi saate osas või tahad meile vihje anda, keda sa järgmisena tahaksid saates näha, siis saade@impact8020.com ootab sinu kirju ja mis seal ikka, kohtume juba järgmine kord.